Ma tahaks tagasi tulla selle ühiskonna lõhestamise juurde ja see näide praegu, mis me kuulsime härra Maastiku käest, ongi see lõhestamise näide, eks ju. Hirmutatakse inimesi, et kui noor naine näeb geipaari, siis tal kaob kohe soov lapsi saada. Miks me hirmutame inimesi, ma ei tea millega. Seda, millega jälle ähvardab härra Maastik siin meie Eesti rahvast. Veel aasta, ootame veel 30 aastat, millal me selle lahendame. Ja kui me vaatame seda, terve Euroopa tegelikult tegeleb praegu selle väärtuskonfliktiga. Ja meie jaoks ongi selles küsimus, mis pool seda väärtusrinnet me oleme. Kas me oleme koos Venemaaga ja teiste samasugustega riikidega või me oleme koos Lääne-Euroopaga ja koos Ukrainaga. Me peame aru saama sellest, et EKRE jaoks kogu see võitlus samast soost isikute õnneliku elu vastu on EKRE eksistentsi küsimus. See on Martin Helme ja tema perekonna eksistentsi küsimus. Neil ei ole millegi muuga inimesi ähvardada. Neil ei ole millegi muuga tänavale minna ja nad lähevad ükskõik millega, kus räägitakse samast soost isikutest. On see kooselu, on see abielu, ükskõik mis. Me arutasime perehüvitiste seadust, kus me tahtsime samad perehüvitised kehtestada inimestele. Nad hakkasid seal solvama kogukonda, nad hakkasid seal solvama ettekandjad. Neil on ükskõik, mis me pakume, see sama konflikt jääb. Ja ma kordan veel seda mõtet veel kord. Ja siin meie otsustada, kus pool seda konfliktirinnet me oleme. No mismoodi see võimalik on? Miks me ähvardame Eesti inimesi selle seadusega? Ainult niimoodi me saame kõik koos õnnelikumana ja normaalsena ühiskonnana edasi tegutseda. See on vale. Mis 3 päeva ma räägin 2 nädalat, Andrei, millest 2-3 päeva sa räägid? Ei ole vaja valetada siin. 10 tööpäeva, 2 nädalat antud nii huvigruppidele kui ka kõikidele saadikutele, fraktsioonidele, komisjonidele. Ühtegi muudatusettepanekut ei ole veel laekunud, ma ei tea, kas nad laekuvad. 5. juuni on see kuupäev, pärast 5. hakkame need menetlema, enne 5. juba alustame huvigruppidega. Piisav aeg, et need asju läbi arutada, läbi nämmutada ja paremaks teha, kui selleks on vajadus.